Sel aastal alates 1. veebruarist on Päästeamet saanud juba üle 200 väljakutse, mis puudutavad metsa- või maastikupõlenguid. Sinna sekka kuuluvad ka kulupõlengud. Käesolev aprill on olnud kõige aktiivsem, sest Eesti päästjatel on tulnud keskmiselt päevas reageerida umbes 7,5 juhtumile. Kevadeti mille probleemiks on, et neid on ikkagi palju enamasti, aga see sõltub ka jälle ilmastikust, et kas kevad on kuiv, on ta vihmane, et nüüd on olnud meil perioodi siin, kus on olnud see aasta nagu kuivem kui eelmine aasta kevad ja see on põhjustanud küll neid kulupõlenguid meil üksjagu. Viimatine kulupõlengu episood pärineb üleeilsest, kui Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Ojakülas oli leekides 20 hektariline ala. Tule likvideerimist raskendasid keeruline maastik ning tuul. Seejuures ohustas punane kukk 2 sealset elumaja ja vigastas 1 tuletõrjujat, kes on praeguseks kodusel ravil. Võimaliku põhjusena kahtlustatakse inimlohakust, mis on tihti taoliste olukordade alge. Olgu siis tegu näiteks hooletu suitsetamise, grillimise, kulu hävitamise või lõkke tegemisega. See on meil põhiprobleem, et inimesed põletavad oma prahti, aiajäätmeid ja muud säärast oma hoovides ja ei veendu selles, et see ümbrus oleks puhas seal lõkkeplatsil, hooned on võib-olla liiga lähedal ja see põhjustabki selle. Ja lisaks ei arvestata ka tuulega, et tuul on see tegelikult see kurja juur, mis selle tule kiiresti laiali kannab. Mida me saame inimestele selle õnnetuse valguses südamele panna? Ärge põletage kulu, jälgige ilmastikuolusid ja muid olusid, olge hästi hoolsad tule tegemisel, jälgige kõiki ohutusnõudeid ja kohe, kui te avastate põlengu, siis andke meile ka koheselt teada, sest tuulega ja nii kuiva ilmaga võib see tuli levida väga-väga kiiresti. Kulupõlengud pole tänavu inimohvreid nõudnud, kuid eestlaste varale on nende hammas külge hakanud küll. Võrumaal Palometsa külas neelas tulekahju endasse kuuri. Päästjad kustutasid katusekonstruktsioonideni leekides hoone tunniga. Mastaapsemate väljakutsete puhul on aeg mõistagi pikem. Näiteks 14. aprillil kulus Viru-Nigula vallas Aseri alevikus 24 hektarilisel territooriumil levinud kulupõlenguga tegelemiseks ligi 3 tundi. Kohati ta võibki muutuda väga ressursimahukaks, mis tähendab seda, et me küll kustutame väga mitme meeskonnaga seda kulumaastikku, mis võib-olla suurt kahju ei toogi, aga ta paneb meie ressursi kinni ja meie elupäästevõimekus on selle tõttu häiritud. Kevadeti ilmneb vajadus lõkke järgi peamiselt aiatööde käigus. Mida sinna visata tohib, see on juba reguleeritud vastavalt kohalike omavalitsuste õigusaktidele. Korrektselt tule tegemise juhendi leiab Päästeameti kodulehelt. Teadlik kulu põletamine on igatepidi rangelt keelatud. Reeglite rikkumisega vahele jäämise korral on ette nähtud kopsakas rahatrahv. Tuli jääb sinna alepõllumajanduse aegadesse, et ega ta ei ole nüüd et seal on seda ohtu rohkem kui kasu ilmselt. Räpina aianduskooli õppejõud Tiina Länkur lausub, et kevadise kulu tekkimist saab ennetada eelneva sügise niitmisega. Kontrollitava suurusega alal on inimesel suutlikkus seda ka ära riisuda. Eksperdi juuresolekul ei jätnud me ka küsimata, kas tuleroaks mõeldud materjale, nagu oksad ja lehed, või prügikasti minevaid jäätmeid, nagu toiduainete pakendid, saab kuidagigi praktiliselt taas kasutada. Nonii, üks võimalus oma aias tekkivaid jäätmeid ära kasutada on nendest luua tara. Põhja võib midagi spetsiaalselt panna, minul lihtsalt juhtub olema üks vana katkine selline jalamatt, mida ma ei põleta ära, ei vii jäätmejaama, kuna on tegemist orgaanilise materjaliks, ma panen ta lihtsalt siia alla. And I know down in our hearts we all wish it could be this way. Kui ta on nüüd valmis, siis siia võib lasta kasvama ronitaimi, 1-aastaseid. Kui ta on teil kuskil tarbeaia juurde tehtud, siis siia võib lasta ka uad ronima, et herned nende taustale. Et selles mõttes on siin kõik võimalused avatud, et kuidas endal see mõte on. Ammu tuntud tõde, et me saame kasutada ka neid asju, mida me nagunii soetame. Et me sööme erinevaid toiduaineid, mis on juba pakendatud kuhugi. See oli ühe koogikarbi gaas ja ma kasutan seda selle jaoks siis, et koguda vett, mis siit üle tuleb. See on ühe soojatoidu karp olnud
saab ära kasutada, väga head on kõikvõimalikud, need lihakarbid, see on juba mitmes aasta kasutusel mul ja ka munakarpidest, mis on plastikust tehtud, saab teha selliseid väikseid kasvuhooneid. Lehtedega on see võimalus, kui te olete kuskil suurema omavalitsuse territooriumil, siis neid ka kogutakse kokku, et neid ei ole vaja põletada. Ja ma eelmisel aastal sügisel korjasin esimesed lehed kokku ja panin nad sellele murule peale ja lisasin siis siia katteks tugeva sellise jälle ülejäänud kangamaterjali. Ja nüüd siin all on siis see olukord selline, et sellel murul liiga hästi siin enam ei lähe. Mul on veel aega siin oodata, mul väga kiire ei ole, aga me näeme, et see, milline ta oli, selline ta enam ei ole. Et mul on palju lihtsam nüüd siin hakata oma taimestust edasi arendama.